iga kord, kui me asume intervjuu kallale rubriigis töövarju rubriik, tekib selline tunne just kui oleks uuesti sündinud. Ja täna me viime teid taaskord ühele põnevale uuele Võlumaale. Nimelt tutvustame taas ühe uue ametiala tegijat ja aitame seeläbi kaasa teie ametivalikul, sest ükskord saab ju kool otsa. Ühel hetkel on käes see hetk, kui noor inimene peab tegema otsuse, millist ametit õppima minna või kui juba õpitud, peab hakkama ise tööle, ise raha teenima, raputama ennast maha vanemate hoolitsusest ja vanemate rahakoti raudade küljest ennast lahti murdma. Oleme tulnud täna külla toredale inimesele, ise veel ka nooremapoolne inimene, saame tuttavaks vahva töömehega, kellel nimeks Raivo. Tere, Raivo! Tervist! No Raivo, teie olete ühe väga huvitava ametiala esindaja. Võib-olla nooremad raadiokuulajad mäletavad, oleme siin käinud külas garderoobi töötajal ka metsavahil. No ütleme nii, et ma olen müügimees, müügialamees. Ja. Aga just nimelt sellepärast me siin täna olemegi, et teie oleme käinud külas müügimehel ja teie olete konkreetsemalt siis narkootikumide müüja. Noh, kuidas siin nüüd võib? Olete narkootikumide müügi esindaja, huvitava ameti esindaja? Ma olen, võiks nii öelda, et eraettevõtja pakun ise teenust nii öelda suurtarnijale. Ehk siis, ja mul on oma tarbijaskond, omad kliendid. Aga võib-olla siis natukene räägiksin lähemalt sellest, et miks selline valik. Just nimelt, kindlasti raadiokuulejad noort inimest kindlasti huvitab, kuidas selline valik sai tehtud ja miks just narkootikumide müüja huvitava ameti kasuks otsus langes. 5 aastat tagasi, siis kui sai lõpetatud gümnaasium Tartus, eliitgümnaasium, siis loomulikult sealt otse kohe Alma Materisse ehk siis ülikooli. Erialaks valisin ma juura. See on siis juriidika. Juura, jah. Juriidika. Ja. Ehk siis, et tulevikus saada kas advokaadiks, prokuröriks või lihtsalt juristiks. Ja. Esimese semestri siis õppisin ära just ka vanemate soovitusel, et saada juristiks, et tulevikus on ikkagi leib ja ka midagi rohkemat laual, sellepärast, et juristid on päris head palgad. Mis ala esindajad teie vanemad on, kui tohib küsida? Juristid. Ka juristid, jah? Jaa. Aga teie olete jurist... Isa on isegi mul minister. Ahah, selge. Aga teie õppides... Aga ma ei ütle praegu, mis minister ta on. No, see võib-olla hetkel ei omagi nii palju tähendust. Hetkel, kui te asusite õppima juriidikat Tartu Ülikoolis, tekkis teile ka huvitav hobi lisaks, mis hiljem kujunes tööks? Tekkiski, nüüd ma lähengi sinna juurde, et miks siis selline eluala valik, nagu mul praegu on. Nagu on, jah. Isa ja ema argument oli see, et miks minna juurat õppima, ongi see, et tulevikus on head honorarid ja juristidel on väga-väga head palgad ja elu kvaliteet on tänu sellele hea. Saab ise elus hakkama. Sellest lugesin välja, et eesmärk ongi siis võimalikult suur sissetulek, hästi elus hakkama saada. Just. Ning tudengina, kuigi isa ja ema mind toetasid palju, aga noor inimene, nagu minagi olen, tahtsin saada ikkagi ruttu iseseisvaks. Tänapäeval mida kiiremini sa saad iseseisvaks, seda parem on sul enesetunne, tunned ennast ühiskonna osana, oled nii-öelda lülitanud ennast ühiskonna liikmeks ja kodanikuks võimalikult kiiremini ja seda suurem on sinu kodaniku rahuldus, kui nii võib öelda. Ja otsustasin valida siis sellise kiirtee. Ehk kui eesmärk oli hea elujärg, siis meil on väga suurepärane võimalus hakata narkootikumide müüjaks, sellepärast, et seal liiguvad väga suured rahad. Ja. Narkootikumide müüja eeldab teatavasti ka no ütleme niimoodi, et keskmisest enamat või ütleme keskmisest nutikust ja kindlasti ka teatud teadmisi siis
keemiaalal. Keemiaalal, jah. Küsingi huvi pärast, mis teie keemiahinne gümnaasiumis oli? No 5 loomulikult, sellepärast, et minul olid kõik gümnaasiumi aastad, kõik semestrid olid 5, mis tähendab seda, et mina lõpetasin ju kuldmedaliga gümnaasiumi. No narkootikumide müüja... Mis omakorda tähendas seda, et ma olin automaatselt ka ülikooli vastu võetud. Narkootikumide müüja kõlab paljude jaoks kindlasti sellise huvitava väljakutsena ja ma usun, et noored inimesed, kes ei ole veel oma otsust teinud, mida pärast gümnaasiumi või ülikooli aastaid tegema hakata, siis narkootikumide müüja on kindlasti üks huvitavatest võimalustest ja väljakutsetest. Ma küsin korra ja ma arvan, et raadiokuulajaid väga huvitab, mis on narkootikumide müüja töös kõige huvitavam? No väga huvitav on see, et kohtub erinevate inimestega, erinevate eluala inimestega, nii ühelt kui teiselt poolt, ehk siis tarnija poolt kui siis tarbija poolt. Ja see, kuidas ma ütlen, tarnija poolt siis inimestega, kes on nii-öelda tavaühiskonna elust varjul, nad on väga meeldivad inimesed, hästi lõhnastatud, hea lugemusega. Omavad korralikku kinnisvara, mis näitab seda, et nad on elus hakkama saajad. Kindlasti, jah. Ning ja muidugi see meeletult suur juurdehindlus annab kõik need võimalused, et annab võimalused näiteks minule heategevusega tegeleda, toetan mitut haiglat, 2 lastekodu, vanade ühendusi. Nii. Ning see võrk on mul ka kenasti välja arendatud, teen koostööd selles osas ka tarnijaga, et meil on oma ka süsteem, et raha jõuaks ikkagi õigeteni inimesteni. Küsin kohe korra segan ja küsin vahele, mida te ütleksite nendele noortele inimestele, kes veel ei ole isegi hakanud narkootikume veel tarvitama? Ärge hakakegi mitte kunagi narkootikume tarvitama. Miks nii? Sellepärast, et see on, kuidas ma ütlen, teadvust saab nihutada ja mõjutada ka palju paremate vahenditega. Nagu seda on näiteks lugemine, muusika kuulamine. Mina ise näiteks ei tarbi, aga ma annan abikäe nendele, kes tahavad tarbida. Ja kes võib-olla veel ei taha, aga tahavad selleni jõuda. Ja ma ise omalt poolt ütleksin seda, et näiteks raamatute lugemine on selline, millel ei ole nii hullud kõrvalnähud, kuigi raamatute lugemisega Dostojevskil on väga hullud kõrvalnähud. Küll, silmad isegi lähevad. Ja on veel neid, Tammsaarelgi on päris hullud kõrvalnähud, oleneb mida sa loed, kui kaua järjest, eks ole. Ilmselgelt, jah. Aga need on niisugused mõistusega kontrollitavad järelnähud, mida saab veel kuidagi kontrollida, aga narkootikumidega kõrvalnähud on tavaliselt ikkagi füüsilised ja ütleme seda füüsilist nii-öelda looma enda kehas nüüd korrale kutsuda ja kontrollida, ehk siis ma räägin sellest sõltuvusest praegu, millest on pea võimatu üle saada. Nii et mina ei olegi kellelegi müünud, kes ütleb mulle, et ta ei ole kunagi proovinud, siis ma ütlen, et sinuga on jutt läbi. Aga need, kes on proovinud nendega, mida ma nendega siis teen, nad on olemas, nad tahavad tarbida, jumal hoidku, mis ma siis teen, eks ole. Ja liiatigi olen mina õnnelik, on manurid õnnelikud, sellepärast, et ega see riiklik toetussüsteem ja see ju ei toimi. Sealt ju pannakse vasakule, me kõik teame, eks ole, Taavi Aasad, Möllud, Värgid. Isegi, ma ei tea, ärme rohkem nimesid nimeta, eks ole, aga ega nemad ei oska ju seda raha õiglaselt jaotada. Nemad vaatavad ikka, et enda oleks tead soojas. Aga meie ringkond ikkagi hoolitseb väga suur protsent läheb meie sissetulekutest ja rahadest läheb siis hea tegevuseks, et see võrgustik ikkagi püsti püsiks. Tänu sellele muidugi, et need on keelatud, tänu sellele liiguvadki väga suured rahad meie äris, et mõelge ise, narkootikumidel, näiteks kokaiinil on ju
rohkem kui 1000-kordne juurde hindus sellest, mis ta tegelikult Tõesti, väärt on. väga Absoluutselt. Rõõm kuulda. Ja see on just tänu sellele, et ta on keelatud, ta on eksklusiivkaup, ta on raskesti kätte saada ja kogu see asi ongi huvitav. See on nagu selline väga huvitav kassihiiremäng, mis käib. Küsin vahele ja kindlasti noori raadiokuulajaid huvitab just eelkõige neid inimesi, kes seisavad valiku ees. Kool on käidud, just kui on väga palju teadmisi ammutatud, nüüd tuleks need kuhugi rakendada. Narkootikumide müüja on kindlasti vahva amet ja huvitav amet, mis pakub tõesti, nagu te juba mainisite, suhtlust erinevate inimestega, sealt käib läbi palju raha. Spekter on väga lai. Väga raha käib läbi. Aga küsin, millised on varjupooled? Millised on narkootikumide müüja töö varjupooled? Ega neid varjupooli ausalt öeldes nüüd liiga palju polegi tegelikult. Et lust ja lillepidu võib öelda, jah? Jah, käib töö ja vile koos, nagu veel ka öeldakse naljaga, jah? Võib küll niimoodi öelda, jah. Et see narkootikumide müüja on selline, ütleme, unistuste amet, võib öelda ka nii. Noh, minu jaoks küll võib olla. Ja. Et ma mõtlen juristina kindlasti kohtud väga palju kurjategijatega, näiteks advokaadina pead kaitsma kurjategijat, eks ole, õigustama teda seal, prokurörina pead kurjategijale silma vaatama, süüdistama teda. Aga narkoäris on kõik head, toredad inimesed ja hästi lõhnastatud, omavad kinnisvara, edumeelsed. Te rääkisite siin ennem, kui muusikapala käis ja intervjuu ei olnud veel alanud, ka teete huvitavaid selliseid oma inimeste kokkusaamisi, on te nimetate Narco Dealer Summer Camp on selline, see on siis selline nagu ametivendade suvepäevad, mida viimasel aastal te tegite seda Peipsi ääres ja need on siis narkootikumi müüjate suvepäevad, kus siis üle Eesti, aga kas ka üle piiri ametivennad tulevad kohale ja lõbutsevad sealt koos? Käivad igalt poolt. See on narkomess, mis siis eelmine suvi oli saate esimest korda. Saate vahetada infot seal? Ja seal on kõik siis need uued, seal on ka legaalsed narkootikumid, ehk siis need, mis sisaldavad siis neid igasuguseid sünteetilisi aineid, mida nii-öelda ametivõimud veel ei teagi, et üldse olemas on ning tänu sellele nad ei ole keelatud, et rikastada seda turgu ja müügivõimalusi ja laiendada seda müügispektrit. Et see ongi siis nagu sümpoosium, et saate kokku, vahetate mis infot. Mis läheb üle siis selleks suvepäevadeks, eks ole, kus me siis ise tarbime ja proovime kõik ära. Osad tarbime, mina näiteks ei tarbi. Mina ei tarbi sellepärast, et see muudab eluiga näiteks lüheneb poole või isegi rohkem võrra võib lüheneda, kui tarbid narkootikume. Ütleme, vereloome, kõik immuunsussüsteem, see kannatab. Et lõivu peab kõvasti maksma muidugi see, kes tarbib. Tervis läheb korrast ära ja muutud niisuguseks, kuidas seda öelda? Antipaatseks võib-olla oleks õige sõna. Et väga paljudele inimestele kindlasti narkootikumide müüja amet seostub sellise maskuliinsusega, et see on võib-olla nii-öelda tõsiste meeste amet, mõtlevad paljud, nagu ka korstnapühkja, millal te viimati nägite naiskorstnapühkjat, 1, 2, 3 lugesin numbreid, aga ei tule meeldegi, eks ju. Et samamoodi väga paljud mõtlevad ka, et ju tegelikult on ka narkootikumide müüja amet, pigem meeste amet. Mida te ütleksite noortele tüdrukutele, kes selle ameti nii-öelda ukse ees seisavad? No ja ta nõuab natukene võib-olla niisugust hulljulgust, aga samas kui unustada see aspekt ära selle töö juures, et ta on seotud riskidega. Siis ei ole mingit julgust vaja. Lihtsalt võtad kauba ja müüd selle edasi. Lood omale klientuuri ja müüd selle edasi. Hea klientuuri saab niimoodi, et kui sa müüd võimalikult puhast kaupa, et sa saad kuulsuse selle pealt, et sinu kaup on puhtam kui teise oma näiteks. Puhta kauba müüjana nagu, jah. See on ka selline kassihiiremäng, kuidas see mäng käib, eks ole, et kui palju sa nagu tulu tahad saada, eks ole. Hea näide muideks, see mida tänaval müüakse, eks ole, et üks mees võeti vahele, mul hea kolleeg. Nii, ja mis öeldi? Kokaiiniga. Kokaiini müümisega. Ja milles seisnes nali?
jah. Ei olnud kuriteo koosseisu sellepärast, et tema jutumärkides kokaiin ei sisaldanud mitte grammigi kokaiini. Ta oli nii ära läbi segatud juba, eks ole. Väga hästi, jah. Väga hea. Ja kui sa nüüd niisuguse asjaga nii-öelda nagu vahele jääd, sa jääd ka klientuurile vahele ja see kuuldus nagu hakkab liikuma nagu kulutulena ja sinu käest ei osteta enam mõnda aega, eks ole, et nimi puhtaks pesta. Head raadiokuulajad, töövarju rubriigis igal nädalavahetusel püüame teile tutvustada mõnd huvitavat ametit. Täna on meil külas siis narkootikumide müüja ja just. Lubage mul lõpetada. Paljud poisid ja tüdrukud, kellele hetkel tundus, et just nimelt see narkootikumide müüja amet neid paelub, siis kas on teil ka oma kodulehekülg, kust saab informatsiooni, kuidas narkootikumide müüjaks saada? Tänav on meie kodulehekülg. Liikuge ringi, ärge istuge arvutis nii palju, see on ka me oleme kuidas tänapäeval inimesed istuvad liiga palju arvutis, et me ka võitleme selle vastu, et inimesed ei eralduks sinna arvutisse täiesti ära, vaid liiguksid ringi, tuleksid tänavale, suhtleksid, eks ole, see on tänav, see on ühisruum, me kõik kasutame seda, suhtleme, saame kokku, loome kogukondi, tegutseme, eks ole, armastame, oleme koos, hingame koos, aitame üksteist, hingame koos seda sama õhku. See on koos olemine, see ongi koos olemine, just nimelt. No mida, võib-olla veel lõpetuseks, mida ütlete neile, kes hetkel veel ei pea üldse lugu narkootikumidest? No nendele ma ütlen seda, et varsti hakkavad ka turul väga suured rahad liikuma, sest et tundub, et ei ole väga kaugel aeg, kui ka alkohol keelatakse ära. Ning siis kes alkoholin tõuseb 100-kordseks võib see tõsta. Nii et võib hakata kokku ostma, jah? Ning et kellele narkootikumid ei meeldi, mõelge juba alkodiileri ameti peale. Ja mida lõpetuseks siis soovida Eestimaa inimestele kõigile laupäeva hommiku puhul siin Raadio 2 vahendusel on nüüd hea võimalus, ennem kui käivitame muusikapala. Eestimaa inimestele mina soovitaksin ise otsustamise võimet ja ise otsustamise õigust kasutada. Narkootikumid ei ole kohustuslikud. Aga ärge tehke neid, olla, kui te ei taha. Jah, aga võiks olla. Mis võiks olla?